Mina soovitaksin tulla siia koolitusele, et kuna siin kohtub oma valdkonna spetsialistidega, kes on väga pädevad noorteinfomaastikul ja siin saab täiendada oma teadmisi, mis tuleksid kasuks oma kohaliku piirkonna noorteinfoteenuse arendamisel. Ma olen tänu sellele kursusele siis teada saanud, mis tegelikult on noorteinfotöö ja millistest osadest see koosneb, et nüüd ma ei häbene seda öelda, et tegelikult ma alguses seda väga ma teadsin, aga ma ei teadnud neid aspekte sellest täpselt ja alateadlikult siis ma tegelikult olen seda noorteinfotööd teinud ja ennast ka koolitanud, aga et see kõik üheks selliseks tugevaks pakiks kokku panna ja pael ka veel peale, et see koolitus siis seda tegi minu jaoks. Ma olen suurema ülevaate saanud kohaliku tasandi noorteinfotööst ja selle plussidest, miinustest ning mis kõige olulisem, ma olen saanud teadmise, kuidas seda edasi arendada. Samuti on ääretult oluline see võrgustik, mis on koolituse käigus tekkinud ja need oma ala spetsialistid, kellega on võimalik tulevikus koostööd teha. Mina olen juba praegu alla laadinud kõik materjalid, mis meil siin jagatud on, et neid ma juba olen kasutanud oma siis vallas võrgustikuga kohtumisel. Tänu sellele koolitusele ma näen oma töös neid aspekte, et kas või see, et see kvaliteedi aspekt, et kuidas mina seda isiklikult oma töös siis täidan, siis see võrgustik, kuidas ma oma töös seda võrgustikku siis loon, töös hoian ja kuidas ma ise sellesse panustada saan enam. Väljakutse on ka kindlasti see, et olla kogu aeg kohal ja teha kõik asjad ära nii, nagu ma ise enda jaoks olen mõelnud, et see on kindlasti ka üks väljakutse, et leida see aeg, anda endast maksimum. Ja edaspidi ka, et kas mingi koostöö jääb püsima või kuidas me seda noorteinfoteenust hakkame edaspidi arendama. Kas me oleme piisavalt siis tunneme ennast, et me oleme nüüd nii treenitud, et kohe alustada ja seda samamoodi perfektselt ja hästi teha. Võib-olla, et kui näed, et inimesed on rahul olevad, et see on selles mõttes, et näed, et see on mõjunud ja sellest on kasu ja sa tunned ise ka, et tegelikult läks hästi ja tegelikult ma sain nii palju ja kuidagi saad panustada, saad grupp toetab sind, et see on üksteisele see jõustamine tegelikult, eks ju, et peegeldame teine teisele ja et sa võtad selle kaasa. Tegelikult, kui me töötame ka nendes väiksemates gruppides või arutame võib-olla sellist piirkonnatööd, et kuidas me saaksime koostööd laiendada, arendada, et siis on ka, et järjest rohkem tunned, et tegelikult tugi on olemas, tugivõrgustik tekib, et see on selline hea tunned, et me teemegi õiget asja. Eduelamus on olnud minul näiteks siis, kui ma näen, et need meetodid on toiminud, mis me oleme välja mõelnud. Võib-olla me oleme neid ise üldse välja töötanud, esimest korda katsetame neid ja sa näed, et need tegelikult töötavad, et sa saad sealt jälle mingi uue teadmise, et need on väga kiftid momendid olnud. Ja siis, kui on eriti naljakad momendid näiteks, et peame seal mõtlema teemade peale ja joonistama, kirjutama suurele paberile ja välja tooma, siis kuidas keegi on need teemad ka lahendanud, et mis see lõpptulemus on, et siis mõnikord on päris vahvaid momente olnud.